kõigepealt ma selle Priidu asja ikka õiendaks ära. Et kuidas selle eraõigusega on, et seda ei ole üldse, minu meelest praktiliselt kõik Agatha Christie romaanid põrinevad pärimisõigusel need. Sest et hakkas valguse sellest ikkagi mingisugune testament või mingisugune jama on seotud pärimisega enamasti, nii et selles mõttes see baas on seal need, et noh, et pärand on tõesti saatanast selle nende raamatute järgi. Aga see selleks, et noh, see jah, eks see ühiskond on ju ikkagi oluliselt muutunud tõepoolest, et täna esiteks ei ole omamine täna on selline väärtus, nagu ta vanasti oli, et ma pean midagi omama. Ja ka võlgu olemine ei ole tõesti selline nii-öelda negatiivne näitaja minu kohta, mis nagu kuidagi mind stigmatiseeriks halvasti. Pigem vastupidi, see eks ole tõesti, me tahame täna kohe paremini elada. Jällegi on see ju teema, et see pole ainult Eesti, me ei ole siin kuidagi eripärased, eks ole, sellel kujul, et eestlane nüüd rohkem laenaks kui enamus teisi inimesi. Ja tänane arusaam on ju see, et tarbijad midagi ostaksid, et see on ju kogu majanduse mootor, eks ole. Et kui nemad ei osta enam kaupa, eks ole, ja käivet ei ole, et siis kukub ka kogu majandus lõpuks need, et nad tõmbad siin ees need ja siis finantseerid selle järel. Et ma ses mõttes olen natuke skeptiline ja meil õnnestuks seda kuidagi tagasi pöörata. Ja inimestele öelda, et kuule, et nagu Vene ajal oli, et ja praegu kaugelt vaja otsida, et minu oma isa korjas maja raha seal mitukümmend aastat korjas kokku, siis tuli rahareform, need kaotas kõik, eks ole, need, mis oli. Ja ütleme kogu selle säästmise ja korjamise teema, kui sa mõtled praegu ka pensionireformi, pensionirahadele näiteks, et kui sa mõtled meie oma aja ja rahva ajalugu nagu 100 aastal, 150 aasta lõikes, siis tegelikult need igasugune raha korjamine millegi ostmiseks lõppenud täiesti mõttetusega. Sellepärast, et iga paarikümne aasta tagant on tulnud kas mingi reform, riigi muutus, eks ole, kõik, mis oled korjanud, on hävinud need, eks ole. Et ses mõttes nagu öelda täna, et nad kuuled, et nagu vanasti oli, et korja 10 aastaks autoraha, et inimestele nagu veenda seda selles, et nagu see on nagu hea mõte, et see on väga raske, et arvestada inflatsiooni kõike muud, eks ole, ümberringi. Et see nagu ei tööta, lihtsalt kogu see ümber töötab nii pidi, et nagu raske on hukka mõista seda, et see võlgu elamine niimoodi läheb. Küll aga ma arvan, mis see reaktsioon on tulnud ka õiguses sellele ja ma arvan, et see on igati õige. Ja see on see tee, et me lükkame vastutust laenuandjale rohkem. Ehk siis tema peab kandma neid riske, kui saada tagasi maksta, kui ta on andnud ebamõistlikult inimest, kas peibutanud laenuga, määranud talle seda pähe, tagatist valesti hinnanud, no mis iganes seal. Ja ma arvangi üha enam niimoodi ka, et kui inimene ebaõnnestub, ta ise mingid vigu, ei saa talle öelda, et ta on nagu täiesti valesti käitunud, aga ta kaotab töö või juhtub midagi erakorralist seal. Et neid riske tuleb koos ka krediidiandjaga kanda ja krediidiandjad, ainuke võimalus neid ohjata, seda pidurdamatut laenamist ongi see, et jagada seda riske laenu andmisega koos. Ehk siis ka selleni välja, eks sama võlavabastuse teema pankroti menetluses, et ju väga pikki aastakümned oli arusaam oli selline siin Euroopa mandri peal, et kedagi võlgadest ei vabastata. Ameerikas, Inglismaal arusaam, et laenamine on ühine risk ja kui inimene läheb põhja omadega, et siis ta saab uue võimaluse. Ja kuni siin 6 kuu kuni aastaga, eks ole, öeldakse, et kõik need võlad, et oled 6 kuud aasta, eks ole, seal kinni, aga siis oled ka puhas, eks ole. Ja saad uuesti hakata. Ja võlad kirjutatakse korstnasse, meile tundub see vastu võtmatu selle võlg on võõra oma põhimõttel ja seetõttu ka väga raskelt on näiteks Eesti kohtutes läinud inimestel võlavabastused, kuna ka kohtunikel ja võlausaldajate suhtumine inimestel on selline, et sa oled, kui mitte kurjategija, siis vähemasti igatahes väga halb inimene ja loomulikult sellist asja kui võlavabastus saagi olla üldse. Ja väga raske inimestel võlavabastust saada olnud, eks kogu see filosoofia, et võlausaldaja kannab ka ise seda riski, kelle ta võlgu annab, et see on meil väga raskelt juurduma. Muidugi, ometi küsimus see, et kas ta peabki väga kergelt juurduma, sellepärast, et kui suhtumine lähebki sinna, et ma nagu kellegi probleem on, et võtan laenu, eks ole, elan kuidas tahan, eks ole. Ja küll teised maksavad, et see pole ka mingi lahendus. Ja sama pärandiga, mis meil mitmed pidin ette tulnud, on ju ka nii, et on ju oluliselt muutunud olukord. Jällegi võtab Vene aja, eks inimesel näiteks, et kui keegi saab pärand, eriti välismaa, see oli ju mingisugune nagu õnn, eks ole, järsku said mingi välismaa auto, need ja mingid asju sealt täiesti, eks ole.
tädi suri ära, vanatädi selle. aga täna kui keegi sul ära sureb ja pärand enam, siis tegelikult esimene asi tuleb vaadata, millest see ikka koosneb või et. see ei ole niimoodi, et see on lihtsalt auto või maja, eks ole. tavaliselt käib sellega kaasas ka trobikond võlgu, eks ole. ei ole sugugi kindel, et need võlad üldse seda väärtust ületavad, kas üldse mõtet seda pärandit vastu võtta on, et see ei ole. et selles mõttes on kogu see ühiskond, nagu see krediidiühiskond on lükkunud nagu edasi siin. et see on nagu mikrotasandil, aga nüüd jah, riigi tasandil, et kas me elame võlgu või mitte, et muidugi, eks ole, tekib küsimus, et kes need võlad lõpuks maksab, eks ole. et ja samas olukord, kus on nagu inflatsioon ja raha nii-öelda trükkimine kogu aeg läheb nagu peale. ja öelda, et mina olen hästi tubli, eks ole, mina olen väike Eesti, mina laenu ei võta, kõik ülejäänud, eks ole, prassivad ja löövad laiaks, eks ole. mina küll ei võta, aga samas raha väärtus läheb kogu aeg maha, et tegelikult ma kaotan sellega, et teised investeerivad, saavad selle raha eest, teevad midagi ära, mina ei tee, eks ole, mina muudkui kogun, eks ole. ja lõpuks need raha pärast lõpuks ma ei jõuagi raha oma kogumisega sinnamaale välja, et ma saaksin sama endale lubada, mis teised. et see on niisugune kollektiivne hüsteeria nagu mingil kujul, eks ole. ja sinna vastu üksinda on väga raske astuda minu meelest. ja aga ütleme selline, et laename lõputult, keegi muidugi peaks teoreetiliselt kunagi selle kinni kõik maksma need ju, et mis põlved need siis on ja mis järjekorras, aga tundub mulle, et pigem selle peale, kas keegi ei mõtle või see, kui see päev käes on, sellelt maksta tuleb, et ju siis lastakse sellest võlast kuidagi lahti, eks ole, et kelle käes see raha on, et ju siis ei pea maksma, see on ju meil on piisavalt ka kogemus olemas, kui riigid on maksejõuetus, lõpuks nendele ikkagi antakse võlad andeks, võetakse nad siis kontrolli alla, nagu see siin, et on ju Kreeka näide siin meil ju olemas, eks ole, mis võib juhtuda. et siin on ka see teine pool, eks ole, et maailmas on nii palju raha ikkagi, mis tahab laenuks minna kuskil see raha on, et nad selle kuhugi panna, et nad siis nagu odavam seda kuidagi laenata ja isegi võtta need riskid, et seda ei saa tagasi, on ikkagi parem, tekib küsimus, kuidas on võimalik laenata negatiivsete intressidega, aga ometigi laenatakse need, eks ole, et raha on lihtsalt nii palju. okei, nüüd see tõenäoliselt pöördub siin, eks ole, ja mingil hetkel see pidu saab võib-olla läbi tõesti, aga mina küll, kui seda raporti kirjutas ka, ei jäänud nagu sellist tunnet, et see kuidagi tagasi võiks siin pöörduda, ega inimeste elu on ikka selline, et keegi ei taha halvemini elama hakata täna. see on ikka niimoodi, aga riigid ka ei taha, et sa valid, et sa saad, ütleme, et ehitad seda teed täna või 10 aasta pärast sa tahaksid seda teed ikka kiiremini saada, eks ole, täna kogud raha siin, kogud ja siis lõpuks jälle midagi.